Tere! Ja kuulus kulude struktuur ja kulude peatükk raamatupidamises ehk siis 6.4 algab nüüd ja kohe. Et vaatame, kuhu meil läheb. Ma järjest kõik kulud nii-öelda selgitan läbi. Ja siin on tegelikult üks oluline erinevus vaja sul enda jaoks teha selgeks, et äriplaanist lähtudes just eelkõige. Et need kulud, millest mina räägin, need on ettevõtte tervikud ja raamatupidamise seisukohast olulised kulud. Aga see, millest me hakkame finantsprognoosist rääkima rohkem, on optimaalse kulustruktuuri loomine, mis aitab sul eristada, mis on mingis toote või teenuse protsessis oluline ja kuidas sa saaksid mõõta ja määratleda enda jaoks seda nagu kulude jaotust ja et kuidas sul see toote või teenuse oma hind kujuneb. Et need on natukene erinevad kulude selgitused. Et kui me finantsprognoosis vaatame kulusid, siis me vaatamegi, kas muutub või püsikulud, on ju otse või kaudsed kulud, oleneb sinu ärimudeli spetsiifikast. Ja hakkamegi arvutama välja näiteks, kui palju ühe toote peale kulub aega ja sellest ajast lähtudes, kui kallis see toote tootmise oma hind on. Aga see, millest ma siin täna räägin, on puht sihuke praktiline raamatupidamine ehk siis hästi palju seotud nii-öelda maksuvabade kuludega, piirmääradega, et kuidas oma põhimõtteliselt enamasti ikkagi halduskulusid optimeerida raamatupidamislikult ja Eesti seadusandluses. Et need on natukene nagu erinevad lähtepunktid. Et lihtsalt teil infoks. Et seda finantsprognoosini me veel jõuame. Et praegu siis räägime, ongi mul konspektis teil lahti kirjutatud raamatupidamise kontoplaanis meritis näiteks olevad näidiskuluartiklid ja mõned on seal lisatud ja nende iga artikli juurde, kus on vaja, on selgitus ka lisatud. Ja neid me hakkamegi järjest läbi vaatama. Et hakkame algusest pihta, on ju. Kõigepealt üldse, mis on kulu? Seda ma olen ka varem rääkinud, tulumaksuseaduses on üks kulu, käibemaksuseaduses on teine kulu ja see on natukene nagu ülekordamine. Tegelikult te peate enda jaoks selgeks tegema see, et kõik kulu on ettevõtlusega seotud kulu, mis on vajalik ettevõtlusega alustamiseks, säilitamiseks ja arendamiseks. Ja seal on 4 põhivaldkonnas järjepidev ja kasumlik tegevus, ehk siis kõik, mis on juhtimisega seotud, kõik on ettevõtlusega seotud kulud, see, et sa juhina arened, kasvad, erinevad koolitused, raamatud, kõik on juhtimisfunktsiooniga seotud. Põhitegevusega, kõik tootmise teenuste osutamine, vahendus ja nii edasi. Siis müügi ja turundusega täpselt samamoodi. Erinevad koolitused, teenuse sisseostmised, raamatud, kõik on müügi ja turundusega seotud. Või siis ka muud tugifunktsioonid, et IT, litsentsid, kasutajad, kuskil tasulistes keskkondades, raamatupidamine, juriidika. Kõik need on ettevõtlusega seotud kulud, sellepärast et neid on vaja teha selleks, et ettevõte alustaks tegevust, säilitaks ja areneks ka seal juures. Et see on nagu kulu definitsiooni baas, mida te peate endale meelde tuletama, kui te kahtlete, kas see kulu, mida sa praegu mõtled oma peas, kas see on ettevõtlusega seotud kulu. Kui sa suudad mõnele nendele küsimustele vastuse saada, et kas ta on ettevõtluse alustamiseks vajalik, säilitamiseks, arendamiseks, siis juba hakkab looma, on ju. Kui ta tundub, et ta ei ole üldse ettevõtlusega seotud selle poole pealt, et ta ei anna mitte midagi ettevõttele juurde, vaid ta on pigem sinu personaalne lõbu, siis tulebki vaadata ja otsida neid võimalusi, et kas siis
äkki siis ei olegi ettevõtlusega seotud kõlu ja äkki seda ei peagi ettevõttesse panema. Et ma olen ka varem rääkinud, et mingid kulud on ettevõtlusega seotud, arvestades inimese äriplaani, ärimudelit, sest meil on väga erinevad äriplaanid ja ärimudelid. Et ja teises seesama kulu ei pruugi olla. Et see sõltub konkreetsest juhtumist, juhtumipõhine. Ja seepärast Maksuametil nii palju tööd ka on, et juhtumipõhine töö on. Nii. Ja et ma ei saa ka öelda, et kui sa ütled mulle, et jah, see on, ja siis see on sul ettevõtlusega seotud kulu. Et nii ma päris ei saa öelda. Et saab ka osaliselt loomulikult olla kulu, nagu kontorite ülalpidamiskulud, kodukontori omad võivad olla. Ja saadki kasutada proportsioone ja nii edasi. Kui ta on sinu juhatuse liikmena isiklik hobi ja huvi, siis ta on erisoodustus ehk siis sotsiaalmaks pluss siis tulumaks läheb peale. Kui dokument läheb kaotsi ja ta pole üldse sinu kui isiku kasuga seotud, siis tuleb lihtsalt tulumaksu maksta. Nii. Ja jälgima peab ikkagi nagu teenuste ja kauba puhul mõistlikkust ja turuhinda, et jälle siin ei ole nagu kuskil kirjas, et jah, see nüüd on, see ei ole. Et ikkagi kõik, igal pool tuleb siuke kaine, loogiline talupoja mõistus appi. Et nii lihtsalt on. Hakkame järjest vaatama, et siis materjalid kuluks, tooraine kuluks on põhimõtteliselt, kui me võtame sellist teisest kulu lahterdamisviisis sellised otsekulud või siis muutuvkulud. Et need on konkreetse toote või teenuse pakkumiseks vajalikud vahendid või tooraine. Et ettevõtete puhul, mikrode puhul on enamasti materjalid kuluks üks põhilisemaid kuluartikleid. Kui ta on teenuse osutaja, siis tegelikult vähem, sellepärast et siis need muud kulud on hoopis nagu tähtsamad, mis on teenuse osutamisega seotud, nagu siit tuleb transpordikulu ja nii edasi. Nii, järgmine kuluartikkel on väheväärtuslik põhivara. Nagu me eelmisest loengust saime teada, on bilanssi on, siis on aktiva ja siis on kuskil põhivara kargas välja ja nüüd järsku see põhivara on ka topitud siia kasumi aruandesse kulude alla. Ehk siis sul on endal valida, iga ettevõtte juht valib. Ma arvan, et me teeme põhivara oma nii veel pikemalt eraldi. Minu arvates põhivara plokk on mulle eraldi. Et seal ma räägin, aga põhimõtteliselt sul on valida, kas sa ostad selle telefoni näiteks. Et kas sa ostad selle telefoni põhivarasse ja hakkad selle poole pealt teda väärtustama või siis sa paned ta väheväärtusliku põhivarana kirja, et ta on nagu põhimõtteliselt kuluvahend ja ta kulub nii ära, mida ta tänapäeval tegelikult on, et keegi ei hakka hindama telefoni siukest nagu turuväärtust, sellepärast need kuluvad nii kiiresti, et nad ei ole turul, ei oma mingit suurt väärtust tänapäeval järelturul. Nii, transpordikulu on siin rohkem mõeldud just siukest otseste, jälle muutuvkuluna mõeldud toodete teenustega seotud otsesed transpordikulud ja saatmiskulud näiteks ka. Töötaja transpordi ja majutuskulud, see on siuke uus mõiste Eestis, et tööandjal on võimalik maksuvabalt hüvitada töötaja liikumist kodust tööle ja töölt koju. Juhul kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kauguselt töökohast või tal tööandjal on olemas see 8-kohaline buss ja siis ta transpordib neid inimesi tööle. Et see on täiesti lubatud, et just ergutada sellist nagu töötajate värbamist väljaspool tõmbekeskuseid ja linnasid, et tal ei oleks põhjust maksta üle selle transpordi eest. Ja loomulikult ongi see, et
Tegelikult ju meil maaliinid on nüüd tasuta, nii et see ka ei saa olla vabandus. Nii. Ja lisaks siis transpordile on võimalik ka tööandjal maksta kinni majutus. Ehk siis ehitusettevõtted kasutavad seda, et kui nad muidu tegutsevad näiteks Tartus ja mis siis on meil 50 kilomeetri kaugusel Tartust, Valga. Ja ehitusettevõttel tuleb objektiks Valgas üks objekt, siis ta võib võtta oma töötajatele sinna üürikorteri näiteks ja 100 eurot kuus maksta sealt ettevõtte kuludest. Ja see on lubatud. Kui aga ettevõte tegutseks Valgas ja ta tuleb Tartusse objekt, siis ta saab 200 eurot kuus nii Tartus kui Tallinnas majutust maksuvabalt hüvitada. Tartus ja Tallinnas on kõrgemad üürihinnad, sellepärast selline piirmäära muutus. Ja just sellepärast, et kui tingimused peavad olema täidetud, et töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast ja tema omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara. Et see on nagu siuke nüanss seaduses, et kui sa oled sisse kirjutatud Valka Valgamaale kuskile talusse, aga sul tegelikult on elamispind või üüripind olemas Tartus, siis sa seda hüvitist maksta ei saa nagu ettevõtte kuludesse ei saa panna. Sellepärast, et töötaja saab selle Tartu korteris elatud küll enda isiklikul, ja kui sa oled ise nagu juhatuse liige ka täpselt samamoodi, et seda ei saa teha. Nii. Ostetud teenused edasimüügiks. Siin seda kuluartiklit kasutataksegi ainult nagu vahendusteenuse puhul. Ehk siis sa ostad mingit teenust sisse ja müüd põhimõtteliselt vahendustasuga selle edasi. Alltöövõtud täpselt samamoodi tegelikult. Et neid üldiselt ei kasutata palju. Masinate varuosad, remont ja hooldus on siis enamasti ka ehitusettevõtetes mul näiteks kasutuses. Just siis, kui nad rendivad nendest ramirentidest ja Kraamost ja nii edasi neid masinaid, seadmeid ja siis need kõik lähevad siia. Olen ka pannud näiteks Sakule ette selle, mis see VVV asi on? Kus see veekanister on ja sa saad juua, on need veemasinad, jah, veeautomaadid. Need olen ma ka siia pannud. Ja nendega seotud kulud. Järgmine on ka see masinate seadmeste üürirent, võt sinna olen pannud nõud. Et kui midagi juhtub, siis panen sinna need kulud. Aga siia alla ma ei ole pannud sõiduvahenditega seotud kulusid, sellepärast et selle jaoks on eraldi nii palju seadusi, mis sätestavad sõiduautodega seotud asju ja mõistlik on nad kuludes ka raamatupidamises eraldi hoida. Nii, kütus. Täpselt samamoodi siia alla ma ei pane sõiduautodega seotud bensiini, diislit ja kütust. Just sellepärast, et ma enne ütlesin. Elekter, see on siuke traditsiooniline ja alati on, nagu ma ütlesin ka eelmises loengus, see on see raamatupidamise loominguline osa. Alati on raamatupidajal ja juhil võimalus panna ka sellistele artiklitele muud põhitegevusega seotud teenused, muud põhitegevusega seotud materjalid. See on juhi ja raamatupidaja koostöö ülesanne luua selline kulusüsteem, et juht saaks oma otsusteks hea info kätte ja raamatupidajal oleks teiselt poolt seadusandlusest lähtuvalt head infot kätte saada. Et mõlemal oleks elu lihtsam. Et mõnede puhul ma kasutan väga palju seda muud, sellepärast et juhi jaoks ei ole oluline, kas see üks kuludokumendi nii-öelda sisu läheb ühele reale või mitte, sellepärast et tema jaoks ei ole nii tähtis. Mõne puhul on see oluline, et olenebki juhtumipõhiselt. Nii. Asutamiskulud siis on 190 eurot, see sama siis riigilõiv enamasti mõeldud siin. Edasi tuleb siis ruumide rent.
Siin on oluline nüanss ka, et kui sa rendid endale ruume eraisiku käest, siis sa pead tulumaksu ise kinni pidama, deklareerides seda. Siis otseselt, ta isegi võib-olla annab valiku, aga põhimõtteliselt eeldatakse ikka, et eraisik seda teeb. Et siis ettevõte teeb, vabandust, et eraisik siis seda ei pea tegema, oma tuludeklaratsioonis enam seda registreerima. Et siis põhimõtteliselt ettevõte deklareerib eraisiku ees selle tulumaksu juba ära. Et see on oluline nüanss. Ja see on ka tihti see, et küsitakse minu käest, et kodukontorit, et ma üürin siis oma majas näiteks sama ruumi välja, ja küsin renti oma ettevõtte käest, siis tegelikult minu ettevõttel on kohustus tulumaks ära maksta ja see ei ole nii-öelda sihuke kasumlik tegevus, ütleme nii. Et siis ma pean tulumaksu ikka riigile maksma. Nii, ruumide kommunaalkulud, et siis muidu ma arvan, et te saate aru, mis on kommunaalid, on ju. Siin all ma olen pikemalt natukene lahti kirjutanud kodukontorit. Seepärast, et kui sul on kuskil mujal nagu ruumid, siis on täiesti normaalne, et sul tuleb arve ja selle põhjal sa siis maksad neid kommunaale ja kõik on ilus ja tore. Kodukontori puhul on täpselt samamoodi. Et sul on võimalik ju kaine ja loogilise mõistusega välja arvutada, mis kodukontoriga seotud kommunaalkulud on, kui ta on üks ruum, nagu mul praegu on üks ruum sul majast või korterist. Keerulisem on siis, kui see ruum, sul ei ole eraldi ruum, vaid ta on näiteks suure toa üks nurk. Et siis on keerulisem tõestada pärast, kui keegi tuleb küsima, et nii, palun näita mu kodukontor mulle ette. Ja sa saadki kodukontori puhul kompenseerida endale elektri, kütte ja vee. Ja kuidas seda kompenseerida saad, ongi see, et sa teed juhatuse otsuse juurde, kus on väga täpselt kirjas, mis alusel sa kompenseerid. Sul on 2 varianti. Üks variant on see, et sa võtad proportsiooni, et kogu elektrikütte arvetes on näiteks 50%, veearvetes ma soovitan vähem võtta, et seda protsenti 25%, seepärast et kui palju sa siin vett tarbid, on ju, et kontoris istudes. Ja nii ongi kirjas. Või siis teine võimalus on see, et sa arvutad kogu ruutmeetrite elamispinna ja võtad selle proportsiooni, palju sul seda kodukontorit on ja selle põhjal siis kompenseerid iga kuu. Algdokumendiks ongi siis sulle Eesti Energia või Elektrilevi või siis veevärgi poolt või ükskõik kust esitatud arve eraisikule ja selle panedki raamatupidamisse ja juhatuse otsuse alusel raamatupidaja või siis sa ise, kui sa teed raamatupidamist, arvutad välja selle summa, mis sulle kompenseeritakse. See ei lähe käibemaksu arvestusse, sellepärast et arve peal ei ole sulle sinu ettevõttele tehtud arve, vaid sinule kui eraisikule. NB. Kui mina hakkan oma elamispinda müüma, siis esimese asjana mul tuleb selline mõte, ma registreerin oma ettevõtte välja siit. Miks? Sest tegelikult sa saad tulumaksu vabalt müüa elamispinda 1 kord 2 aasta jooksul. Kui ta on sinu elamispind, siis sa saad seda tulumaksu vabalt müüa, mitte mingeid makse ei lisandu. Aga kui seal on tegutsenud ettevõte, kes on kasutanud seda kompensatsiooni, siis ta on osaliselt äripind, ta ei ole elamispind. Ütleme nii, et siin on nagu see, et Maksuamet väga ei jälgi seda, et ta ütleb küll, et 2 aastat ei tohi äripinnana kasutatud olla ja et ettevõte ei tohi olla seal sees. Aga üldiselt ikkagi, et kui mul on nagu kontor tavaline, siis ta ei hakka lärmama. Kui siin oleks sihuke autoremondi töökoda, vot see oleks teine teema, et see on nagu siukeks äritegevuseks kohandatud ruum.
mida ma siis müün nii-öelda äripinnana saaks ka seda müüa. Aga reaalne praktika on see, et esimese asjana lihtsalt registreeri oma ettevõtja portaalis ümber. Ja oluline on see, et kui sa notari juures istud, et lepingusse ei saaks sisse, notar kontrollib ära, kas see on registreeritud, et notari kontrollib üle, ühtegi registreerinud ettevõtet sinu aadressil ei ole ja kõik on korras. Huvitav nüanss, seadusnüanss on see, et kui sa tahad elama ennast registreerida kuskile, siis üüripinna puhul sa pead küsima nõusolekut on ju omanikult. Kui sa tahad oma ettevõtet registreerida kuskile sisse, siis sul ei ole mitte mingit nõusolekut kuskilt vaja, sa võid suvalistesse ruumidesse, suvalistele aadressitele oma ettevõtte sisse registreerida. Et see on nagu sihuke, mulle tundub seaduse reguleerimata ala, mis võiks olla reguleeritud nii igaks juhuks. Nii. Kommunaalidega on nagu lihtne. Proportsioon juhatuse otsuses paika ja sa ei pea iga kuu neid kompenseerimist tegema. Sa võidki kord aasta lõpus teha näiteks kassast väljamakse. Et juhatuse otsus on olemas, kõik alusdokumendid on olemas aasta lõikes. Aruandva isiku kulu aruandena on nad tehtud sul ja nii ongi. Aga kui me liigume nüüd ruumide hoolduse ja remondikulude juurde, et kui sul oleks kuskil mujal linnas näiteks kontor või siis töökoda, siis oleks okei osta sinna igasuguseid asju. Vetsupaberit on ju, puhastusvahendeid, käterätti, interjööri, elektroonikat, telekas, tolmuimeja ja nii edasi. Sul on ka kohustus ju töökeskkonna seisukohast üldiselt oma töötajatele organiseerida puhkeruum, kus nad saaksid puhata. Neil on ette nähtud ju puhkeaeg 6 tunni arvestuses 30 minutit vist ja nii edasi, et need ju kõik peaksid olema tööruumide juures. Aga mis siis saab, kui on kodukontor ja ainult kodukontor? Et sa ei saa oma isiklikku tolmuimejat osta ettevõtte kuludesse, kui sul ei ole eelnevalt endal üht tolmuimejat või telekat või külmkappi täpselt samamoodi. Et lihtsam on kodukontorisse neid hooldust, remondikulu asju osta siis, kui ta ongi eraldi ruum, nagu mul on. Seda ruumi mitte keegi peale minu ei kasuta. Lapsed vahepeal mängivad seal, aga kui ma töötaks kuskil linnas kontoris, siis ma oleks ka laste mängunurk olemas, sellepärast et see on reaalsus, et lapsed tulevad ja veedavad seal aega ja mängivad igal pool. On isegi mängunurgad ju töökohtades olemas, sellepärast et nad on mõelnud selle peale, et töötajate lapsed saaksid aega veeta töö juures selle ajal, kui vanemad teevad tööd. Nii. Ja siia mul osta mingeid riiuleid või maale seinale või mingeid rulood, kappe, tolmuimeja siia on täiesti okei. Ja väike külmkapp võin panna siia väikse kööginurga üles, kui soovin. Et siis on ta täiesti okei. Aga see tähendabki seda, et need külmkapid ja tolmuimejad ongi siin ruumis, mitte nad ei vedele kuskil mujal mul. Või siis sul on valmisolek näidata neid asju sellised, nagu need on, nagu peaksid olema seaduse mõistes. Et see on jälle sihuke loominguline ja kõhutunde küsimus. Ruumide hoolduse ja remondikulude hüvitamine või ettevõtlusega seotud kuludeks liigendamine, kui sul on kodukontor. Et kui ta on sul toa osa, siis ma ei soovita sinna mitte midagi hoolduse ja remondi alla panna. Sellepärast, et siis ta on ka automaatselt erisoodustus, kuna sul lapsed jooksevad sealt läbi ja sa ise ka võib-olla istud seal nurgas, mis sul on ettevõttesse pandud kui nii-öelda kodukontori nurk. Valvekuludega täpselt samamoodi nagu kommunaalidega võid välja arvutada selle proportsiooni. Nii, nüüd me jõuame reklaamikuludeni. Seda kontot mina kasutan nii ja naa. Et
siia alla panen ikkagi praegu neid erinevaid kataloogide neid reklaamiarveid on ju siia alla, aga ka tegelikult võiks siia alla hoopis minna reklaamkingitused. Ehk siis sul on võimalik teha reklaamkingitusi 10 euro ulatuses, peab olema ühe kingituse maksumus. Et kui ta on üle selle, siis ta ei ole maksuvaba. Et näiteks kruusid on reklaamikingitus. Mina olen pool vääriskivist kristalle kinkinud näiteks, et tükihind on alla 10, siis ma saan seda lubada. Aga kui ta on toote näidis, siis ta on tavaline materjalkuluks. Et mis ma saan mul ei ole toote näidist kahjuks, aga põhimõtteliselt, et kui sa toodad midagi ja sa teed oma koostööpartnerile näidise, riideese või ükskõik mis meelne sellest, siis see ei ole reklaamkingitus, vaid toote näidis ehk siis kuluna läheb arvesse. Nii. Telefoni, internet. Üldiselt soovitan isikliku telefoni koheselt teha ettevõtte nimele. Miks? Seepärast, et ütleme nii, et ma küll julgen öelda, et 100%, kes mulle helistavad või mina, kellele helistan, on ikkagi mul ettevõtlusega seotud. Isegi mu ema, temalegi ma osutan mingeid teenuseid, nõustamisteenust, et erinevate koolitustel ta osaleb, õele täpselt samamoodi, mehele, ta on ju kõige suurem fänn, on ju, ja tegelikult tänapäeval ei ole väga hästi eristada kulu poole pealt, et vanasti oli niimoodi, et sa võtsid selle telefoni välja võtta, joonisid ära, mis on ettevõtlusega seotud kõned ja mis ei ole, kompenseerisid selle ettevõttele tagasi. Aga tänapäeval selle ühe kõne hind on nii marginaalselt väike, paar senti, et see ei oma väga tähtsust. Interneti puhul täpselt samamoodi kodus soovitan kuskil 75% internetist panna ettevõtte kuludesse kompenseerimisele. Seepärast, et olgem ausad, praegugi. Ma enamus aega, kui ma kodus interneti kasutan, mina kasutan ikkagi ettevõtluse tarbeks. Et need õhtused, mul on üle õhu telekas, ehk siis internet on käsutuses seal, et õhtused teleka vaatamised ei ole nii suure mahuga, kui mul muidu kodukontoris on interneti maht. Nii, et neid mõtelge. Täpselt samamoodi on alusdokumendiks sinule eraisikuna tehtud arve ja nii on. Et ma soovitan alguses neid näiteks esimesel majandusaasta aruande koostamisel mõtelda rahulikult läbi, hoida oma isiklikud arved, kommunaalarved alles ja vaadata, kas te panete neid sisse oma kuludesse aasta lõpus, enne kui majandusaasta lukku panete või mitte. See on teie enda otsustada. Et mina siiski soovitan seda teha, eriti kui sa teed enamus aega kodus tööd. IT-teenused ja arvutitarvikud. Ongi kõik litsentsid, tasulised ligipääsud internetikeskkondadele, Google'i arved, Facebooki arved, jah, sa võid panna reklaamikulud või siis IT-teenuste alla, et enda valik. Ja samamoodi kõik elektroonikaga seotud arvutid, telefonid, välised kõvakettad, akupangad ja nii edasi. Tolmuimeja võib-olla siis läheb ruumide hoolduse alla, telekas, kui sa tahad osta kontorisse, siis läheb siia alla. Mina paigutanud. See, kui keegi paigutab, on täiesti nende enda otsustada. Kontoritarbed, postikulud, need on suhteliselt siuksed arusaadav mõiste, mis see on ja milleks see vajalik on. Kogu aeg tuleb vale asi ette. Ma arvan, et see selgitust ei vaja teil.
ajalehed, ajakirjad ja kirjandus. Enamus siin näiteks mul on taga ka raamaturiiul. Mees ei ole viitsinud mulle riiulit teha, onju. Siis mul nad on virnades. Et enamus need on tegelikult mul ettevõtte kaudu ostetud. Sellepärast, et kui ma võtangi siit näiteks lahti, mul on enamus on juhtimisega seotud või siis vaimse arenguga seotud raamatud. Ja paar nagu siukest, mis ei kuulu, aiandusega minul ei kuulu ta ettevõtluse nii-öelda valdkonda, aga kui sa tegeled aiandusega, siis aianduse raamatud kõik lähevad ettevõtte kuludesse. Mul on terviseedendus, tegelikult mul juba läheb siia sisse. Lapse kasvatamisega need mul hetkel ei lähe sisse, aga kõik muu nagu tegelikult vaikuseminutid koolitused, mis on nagu laste vanematele suunatud, selle kulu ma panin endale ettevõttesse sisse, sest ma läksin sinna eesmärgiga saada ühte teise programmi vahendeid endale. Et kuidas inimestes meelerahu ja mis on meelerahu ja mindfulness harjutused ja nii edasi saada. Et siin ei ole jälle mustvalget asjad kirjas. Ehk lihtsalt ajalehed, ajakirjad, kirjandus. Mul on ka mingi perioodiline väljaanne tellitud raamatupidaja oma näiteks. Ja need kõik lähevad siia sisse ja need on need kulukoht, kuhu sa saad ta paigutada kulukontole. Pangateenus. Siin jälle Coop ja LHV paluks, sellepärast, et teistel on teenustasud päris suured. Et ei ole mõtet oma väikses ettevõttes raha pankadele lihtsalt anda ära, vaid kui on olemas alternatiivseid variante. Kindlasti uurige üle, võtke igast pangast nagu pakkumine või küsige, et kuidas neil on. Et ja kui nad pakuvadki alguses tasuta, et mis see tasuta tähendab, et kas seal on mingi tähtajaline periood või mis see on. Et tihti pakutakse alustavale küll seda tasuta, aga mingi hetk läheb tasuliseks. Praegu hetkel ma tean, et LHV-s on 1 euro kuu, 2 eurot, kui sul on see pangakaart. Sama järjest rohkem ka tõuseb Coop, et ma sain aru, et seal on ka teenustasusid ei ole. Nii, riigilõiv on siis jälle täiesti arusaadav kulu ja siin ei ole algdokumenti vaja, et kui pangast pärast raamatupidamisprogrammist näitan, et kui pangas teed ülekande riigilõivu tasumiseks, siis see läheb kohe kuluks. Maamaksuga ma olen ka teinud niimoodi. Nii, konsultatsioonid, koolitused. Täpselt samamoodi. Kõik, nagu ma enne rääkisin, vaikuseminutid, koolitused. Mul ka toitumisega seotud koolitused lähevad sinna alla, kuna mul on üks osa on toitumisega seotud programmid. Et sa võid pidevalt ennast täiendada ja koolitada ja otsida seda võimalust, kas sellest kasvab tulu. Aga mõtlengi, et aiandusega seotud koolitused minule ei lähe siia alla, seepärast, et mul ei ole nagu plaangi tulevikus pakata aiandusega seotud teenuseid pakkuma. Kui mul oleks see plaan, siis ma saan vaikselt juba aiandusega seotud kulusid sisse panna. See sõltubki sellest, et mis juhine, mis suunad, kuhu ta tahab liikuda. Ja lähtudes sellest on kõik koolitused okei. Ja loomulikult sellised raamatupidamiskoolitused, turunduskoolitused, juriidilised, seadusandlus, kõik läheb sinna sisse. Et need on nagu sellised lihtsamad. Oleneb äriideest või ärimudelist ka erinevad retriidid, mis tänapäeval korraldatakse. Need võivad ka ettevõtte nii-öelda arenduse alla ja koolituste alla minna. Et see on see, mis on vaja ju ettevõtte arendamiseks ja säilitamiseks. See on see funktsioon, juhtimisfunktsioon, mis on vaja nagu tagada. Ja samamoodi su töötajatele. Ja siin ei ole niimoodi, et sa juhatuse liikmena peaksid töötama, et sul peaks mingi leping olema. Sa võidki olla juhatuse liige ja neid koolitustel käia. Et sa ei pea nagu olema palgal. Nii, liigume edasi. Järgmine on minu teenus. Juhu! Mul on oma kulurida olemas kontoplaanis. Tavaliselt on raamatupidamisteenus seal olemas. Kui sa ei osta seda teenust sisse, siis sul on valida, kas sa paned siia raamatupidamise programmide litsentsid näiteks
siia või siis IT-teenuste alla, sa saad ise valida. Või siis, kui sul on raamatupidamise ala nõustamine, kas sa paned konsultatsioonide alla või siis siia alla, et ise valid. Nii, varakindlustus on siis, tänapäeval ongi ettevõtte kindlustus ka, vastutuskindlustus, et siia alla lähevad need asjad. Varakindlustuse alla ma olen ka pannud kaubikute ja erinevate masinate kindlustused ja muud tegevuskulud. Nagu jälle näete, et on olemas see lahter muud ka, et see on jälle loomingulisuse küsimus, kuhu sa mida paned, aga sul jääb alati variant muud ka. Hankijate intressid ja viivised. Siis ongi see, et kui sa ei maksa õigel ajal ära, siis sa paned need siia. Nüüd me jõuame ühe lemmikteemani, autod. Nad on suhteliselt sihuke nii ära nämmutatud. Täitsa õudne. Kõik räägivad kogu aeg sellest autode teemast ja kuidas ja mis ja nii edasi. Ja seadused muutuvad ka nii, et üks seadus käib teisele vastu. Et autode teemal meil on 2 seadust. Üks on käibemaksuseadus ja teine on tulumaksuseadus. Ja 3. on erisoodustus ka. Kui sa oled käibemaksu kohuslane, siis on veel eraldi teema. Sellest ma pärastpoole natukene räägin. Võib-olla ma räägingi käibemaksu all siis, kui seal all. Ma vaatan, kuidas mul jutt jookseb. Aga räägime palju praegu sellest, et kui sa ei ole käibemaksu kohuslane, mis variandid sul on. Nii. Sul on põhimõtteliselt 3 varianti. Ma panin selle autode kütuse alla, kuna see on enamasti kõige suurem kulu autodega seotud. Ja need 3 varianti tähendavad enamasti ikkagi ainult sõiduautosid. 3. variant ainult sõiduautosid. Siin natukene on juhiseid antud, et võiks ka kaubikud sinna alla panna, kui sa hakkad nendega erasõite tegema või sul on see võimalikkus olemas. Et 3 varianti on sellised. Üks kõige maksude seisukohast kõige kallim variant on see, et sul on ettevõtte nimel auto. Sa võid selle ettevõtte nimele teha tasuta kasutamise lepinguga ka. Sul on ettevõtte nimel auto ja sa kasutad seda, ta seisab sul kodus maja ees, sul on kodukontor ka, aga ta seisab sul kodus maja ees. Siis sul on võimalik tegelikult teha isiklikke sõite selle autoga. Ja see võimalikkus tagab selle, et sa peaksid maksma erisoodustust kilovati järgi, mida sa saad siis sellest autopassist teada, kui palju ta kilovatte on. Et siis on 1,47 korrutad ja sealt pealt läheb siis, neid kalkulaatoreid on internetis olemas, kalkulaator.ee-s ja nii edasi, et ta arvutab välja, mis on sotsiaalmaks ja mis on tulumaks selle summa pealt. Tuleb mingi üle 100 euro tavaliselt mingi auto kohta see igakuine maks, erisoodustus. Kui aga sul seisab see sama auto siin maja ees, sa muidu tegelikult liigud teise autoga või siis see on teine variant, et siuke, mis enam ei aktsepteerita tegelikult. Et sul on peres veel üks auto, mida kasutatakse isiklikuks otstarbeks, see on ära tõestatud ja tööautot kasutatakse ainult töösõitudeks. Siin juures on natukene suurem tõendamiskohustus sinul kui ettevõtjal. Et siin tulidki need juhtumid, et spordiklubi ees oli ettevõtte auto või siis mõne spa ees või ja nii edasi seisis ettevõtte logodega auto. Et sul on ikkagi ettevõtte juhina kohustus tõendada, et seda autot kasutatakse 100% ja ainult 100% ettevõtte sõitudeks.
nii kui sa teed 1 kilomeetri kas või erasõite, siis sa pead maksma erisoodustust. Ja sa ei saa niimoodi, et ühel kuul maksan erisoodustust, teisel kuul mitte. Et sa pead suhteliselt alguses kohe ära otsustama, mis strateegiat sa kasutad. Kas see auto on sul erasõitudeks või siis firmasõitudeks. Ja neid nagu muuta nii lihtsalt ei ole mõistlik. Nii kui sa muudad seda, siis kohe läheb kuskil süsteemis häire punaselt tööle ja hakatakse uurima, mis seis on tegelikult. Selleks, et ettevõte oleks kindlasti auto oleks kindlasti ettevõtte kasutuses ja ainult 100% ongi välja mõeldud e-argis selline koht nagu märge, et auto on 100% ettevõtte kasutuses. Ja seda saabki eelkõige maksuamet kontrollida ja lisaks ka kõik kadedad naabrid saavad ka seda kontrollida. Et nii ongi. Aga kui see auto on sinu eraomandis või üldse eraisiku käes, et on antud kasutusse sinu kätte, siis eraisikud seda märget teha ei saa. Seda saavad ainult juriidilised isikud teha. Nii et siis seda märget seal ka ei ole, et olenemata, kas sa maksad seda erisoodustust või mitte. Nii, need on 2 varianti siis. Kõige soodsam ja kõige kallim ühes koos. Ühe puhul siis see, et sul on erasõidud, maksad erisoodustust, teiselt poolt sul on tugevam tõendamiskohustus GPS-seadmete näiteks kaudu või siis mingid garaažid või asjad, et ta on ainult puhtalt ettevõtluses kasutamiseks. Ja siis sa saad ka kõik autoga seotud kulud, kütus, hooldus, remondid, kõik panna ettevõtte kuludesse ja 100% käibemaksu tagasi küsida ka. Kui sa maksad erisoodustust, siis sa saad ainult 50% käibemaksu tagasi küsida. Või nii palju proportsiooni, kui sa erasõite teed. Nii. Mesilane tahab tuppa tulla. Tuligi tuppa. Mine õue tagasi. Nii. Need on 2, üks on kallim viis ja teine on odavam viis, aga ühel on riske rohkem ja teisel vähem. Et nii lihtsalt on. Nii vaatame nüüd edasi. Siin ongi see, et see ka isiklik auto, et põhimõtteliselt sa saad kasutusse anda, leiad internetist sihukese vara tasuta kasutamise lepingu näidise, teed selle ära ja sa saad selle auto anda ettevõtte kasutusse ka. Ja. Nii. Järgmine, 3. variant, millest ma räägin, on isikliku auto kompensatsioon, mis on tegelikult, ma arvan, kodukontori ja mikroettevõtete puhul kõige parem strateegia. Ta on nagu tasakaalus selle tõendamiskohustuse, riskide ja nagu maksukohustuse poole pealt ka. Mulle endale tundub, et ta on kõige mõistlikum teema. Aga te saate ise otsustada ka seda loomulikult. Nii, isikliku auto kompensatsioon siis on selline asi, et on võimalik, et ettevõte hüvitab sulle sinu autos töösõidud. Et auto ei pea isegi olema sinu nimel, aga peab olema kuskil kirjas, et sa saad seda kasutada. Et kasutajana sa peaksid ikkagi autopassis kirjas olema. Et sina saad seda kasutada. Selleks teeb juhatus otsuse ja seal juures peab olema ka autoregistri passikoopia. Nii et see soovitan paberimajandus ära teha. Et juhul kui te müüte mingi hetk autot, siis neid ei pruugi enam kätte saada, neid passe. Et siis on keeruline nagu tuvastada ja neid koopiaid teha pärast hiljem. Nii. Ja selle hüvitise otsuse sa võidki teha pikaajaliselt, et palun hakata näiteks 1. september 2019 alates palun maksta mulle isikliku auto kompensatsiooni igakuiselt maksimaalselt 335 € kuus vastavalt sõidupäeviku alusel.
335 eurot kuus on see piirmäär, mis on maksuvaba. Alati võid rohkem maksta, aga siis ta läheb erisoodustus. Ehk siis, ja vähem võid ka, ega sa ei pea iga kuu 335 täis pingutama. Ja see on see maksuvaba piirmäär. Kuidas sa saad teada, et sa pead ju sõidupäeviku juurde tegema? Kuidas sa saad teada, et mitu kilomeetrit see 335 euro eest sa saad sõita? See on koefitsiendiga 0,3 eurot kilomeeter. Ehk siis, kui me võtame näiteks ühes kuus, siis sa võid kuskil 1100 kilomeetrit läbi sõita. See on päris suur arv, et kui me võtamegi 20 tööpäeva, 55-56 kilomeetrit päevas. Et täiesti siuke nagu okei maht. Ja esitadki sõidupäeviku nende 1000 kilomeetri kohta. Seal sees ei tohi olla töölt koju tolle sõita. Kodukontorist teise kontorisse sõita võib, sest siis sa sõidad ühest töökohast teise ja mitte ei sõida kodust tööle. Sellepärast ma osade puhul alati soovitangi kodukontori juriidilise aadressi jätta kodu. Et näiteks minul on täiesti reaalne, et ma teen ju kodus tööd ja samas ma teen ka Tartus tööd. Ja see on ju 8 kilomeetrit, 6 vist on ju. Et, ja ma saan panna need vahed sinna sisse, sellepärast, et ma teen ju, mu tööpäev algab ühes kohas ja lõpeb teises kohas. Ma lähen kohtumise linna näiteks. Ja nii edasi, et siis need lähevad kõik sinna sisse. Aga kui mul oleks ettevõte registreeritud kuskile mujale, siis oleks keerulisem tõestada seda, et kas ma tegin kodus tööd või mitte. Nii. Ja kompenseerimise alus on ikkagi ainult siin sõidupäevik. Ja sõidupäeviku puhul on siin juhis ilusti sul olemas, et mis seal võiks olla. Juhatuse otsuse näidis on olemas ja sõidupäevika isiku ees ja perekonna nimi, registrinumber, läbisõiduki mõõduki näit, alguses ja lõpus, kuupäev ja sõidu eesmärk. Ja lisaks, kui sa paned sinna juurde ka nagu sõidupäevik, number, see, koostamise kuupäeva, ettevõtte nime ja aadressi ja kinnitusallkirja, siis ta muutubki algdokumendiks ka. Et kuupäeva ma panen tavaliselt selle konkreetse kuu viimase päeva ja muud vist ei olegi. Ja selle alusel siis pannaksegi paika, palju sulle raha antakse. Jagad selle kilomeetri arvu, korrutad õigemini 0,3-ga. Käibemaks siia üldse ei puutu. Ja ühtegi muud autoga seotud kulu sel juhul sa oma ettevõtte kuludesse ei saa panna. Sest see 0,3 ongi arvestusega see, et see peaks katma ka kõik muud autoga seotud kulud. Et kui me võtame kütusekulu, siis see kütusekulu on ta kõvasti väiksem, ma ei teagi enam kütuse hindasid. 1,6 appi. Ma ei tea, ühesõnaga, kui auto võtab mingi 7 kilomeetrit 100 kütust, siis sa saad arvutada välja, palju 1 kilomeetri jaoks see koefitsient on. Ja see on kordades väiksem kui see 0,3. Ja see 0,3 ongi arvestusega sellega, et kõik muud kulud autoga seotud saavad kaetud. Seega seda versiooni mina soovitan. Sõidupäevik on, kuidas ma ütlen, suhteliselt siuke leebe versioon võrreldes sellega, kui sa tahad 100% ettevõtluses autot kasutada ja siis tõendada. Teisalt, kui sa osaliselt ettevõtte omandis on auto ja siis siis hakkad kasutama seda nagu erisoodustust, siis sul ei ole mingit tõendamist vajadust, aga samas 100 eurot iga kuu maksta on ka nagu suht mõttetu teema. Et pigem kasutada seda isiklikku autokompensatsiooni. Et mina kasutaks seda.
Ja kui sa lähed kuskile lähetusse, siis lähetuse sõidud siia alla ei lähe. Need on eraldi teema. Et kui sa lähed tööülesandeid täitma kuskile kaugemale kui 50 kilomeetrit tegevuskohast või siis välisriiki. Need on eraldi teema. Aga sõidupäevikusse sobivadki kõik kohtumised erinevate klientidega, raamatupidajaga, konsultandiga ja nii edasi. Koostööpartnerite uue turu ja klientide otsimine ka näiteks Tallinnas, Haapsalus, Pärnus. Et siin tuleb jälle loominguline ja kaine mõistusega läheneda, et kui sa ikka seal Pärnus käid iga nädal, siis ikka võiks mingi klient sul ikka lõpuks sinna Pärnu tekkida ka. Kui sa Pärnus käid 1 kord aastas, siis on loogiline, et ei pea nagu kohe sealt klienti tekkima. Et mingi nagu siuke loogiline seletus võiks ikka asjadel olla, et miks sa seal käid. Mitte niisama, et ma sõidan lihtsalt heast peast Haapsalust täna raamatupidamist tegema, sest ma meeldib Haapsalu mereõhk või. Et ma ei tea, kas see on nagu loogiline. Nii. Kas saite autode teema korda enda jaoks? 3 varianti. See tõesti on väga palju nagu inimestes küsimusi tekitab. Minu silmis kõige mõistlikum variant on autokompensatsioon 0,3 eurot kilomeeter, 335 eurot kuus sõidupäeviku alusel kõik töösõidud kompenseeritakse. Ühtegi muud dokumenti aluseks ei ole vaja raamatupidamisse tuua, ainult sõidupäevik. Teine variant on siis see, et on see erisoodustust, erasõitu, saad ka sedasama ettevõtte autoga saad erasõita, saad muud kulud ka panna ettevõttesse, käibemaksu saad poole võrra sealt tagasi küsida või proportsiooni arvutad ja nii edasi. Ja puhast ettevõtlus on siis selline, et ettevõttel on omad autod, need seisavad kuskil parklas, on GPS-seadmed peal, sul on tõendatus-kohustus ja märgega e-argis ilusti olemas. Ja siis sa ei pea ühtegi maksu maksma, aga sul on tugevam tõenduskohustus. Mõistetav. Ja otsustage enda jaoks ära siis, millist strateegiat te kasutate, neid niisama siksutada igatepidi ei ole mõistlik. Lähetused. Jõuame lähetusteni. Lähetustel saab käia igaüks, kes tahab. Meil läheb see loeng pikemalt. Arvestage sellega. Nii. Eesti-siseselt lähetusi päevaraha maksta ei saa. Eesti väliselt saab päevarahasid maksta. Lähetuse eesmärk ongi siis nii-öelda, mis see põhieesmärk on siin, ette nähtud piirkonda töö tegemist. Ja see ei tähenda, et juhatuse liikmena, et sa peaksid olema töötajana kirjas. Sa võid ka olla juhatuse liige, sa teed seda arendamisfunktsiooni ja juhtimisfunktsiooni kasutad. Et ma käisin näiteks Itaalias ja see täiesti üksi käisin 4 päeva. See minu jaoks oligi see nagu lähetus, kuna ma läksingi sinna, et mõtelda välja oma ettevõtte järgmine suund ja saada inspiratsiooni sealt ja rahulikus keskkonnas mõtelda asjad enda jaoks selgeks. Et see on minu jaoks väga tugevalt ettevõtlusega seotud. Ma arvan, et kui ma isiklikult ma võib-olla ei olekski nii väga läinud, kui ma ei oleks tundnud survet enda jaoks ettevõtluse poole pealt. Niisama sellist kujul ma ei oleks läinud. Aga see oli mul ettevõtluse ja arendusega tugevalt seotud. Siis kuidas üldse minna lähetusele? Kõigepealt siis ta on lähetusotsus. Kui sa oled ise juhatuse liige, siis sul ei ole vaja lähetusotsust teha paberit juurde. Sa pead lihtsalt kulude aruande tegema pärast. Lähetusotsus siis ongi, et paned sinna kirja, otsustatakse saata töötaja sinna selleks kuupäevaks
sellest kuupäevast selle kuupäevani sellel eesmärgil, kõik. Ja lähetuse puhul siis oli ka näha see, et sa ei saa saata lähetusse ilma nõusolekuta alla 3-aastaste lastega vanemaid ja mingeid alaealisi ja nii edasi. Et nende peab olema nõusolek enne olemas. Nii, ja töötajal on õigus saada ka avantsilist makset, sellepärast et kui ta läheb juba sinna, siis ta peaks hakkama kohe kulutusi tegema. Päevarahad tavaliselt makstakse enne ära. Sellepärast päevaraha olemus on tegelikult toitlustus. Sellepärast, et toidukulusid ettevõte ei saa oma kuludesse lähetuse alla panna. See toidu eest peab ikkagi töötaja ise muretsema ja selleks ongi päevaraha, et saaks nagu süüa midagi seal koha peal. Nii, lähetuskulude aruande siis ta esitabki pärast, kus ongi kirjas, et miks ta seal käis, päevaraha, mitu päeva ta seal oli, mis see arvestus oli ja kulud, mis tuleb välja maksta. Lennukipileti majutus on tavaliselt eelnevalt juba ettevõttel ära makstud ettevõtte kontot, see tavaliselt võib lisada lihtsalt juurde. Aga päevaraha tavaliselt siis läheb selle kulude järgi ja selle pead ka enne natuke ära maksma. Nii. Kui sa lähed isikliku autoga lähetusse, et lähedki Lätti, siis see ei lähe sinna sõidupäevikusse, see läheb kütuse tšeki alusel lähetusaruandesse. Et kui sul on see isiklik autokompensatsioon ja siis sa tahad kasutada toda 335 €, siis too kuu sa võid rahulikult see 335 € täis sõita ja lisaks võtta kütuse tšeki eelistatult Läti maapinnalt, tõestamaks ka seda, et sa Lätis käisid. Sellepärast, et kuna enamus riigil enam ei ole neid piiripunkte, siis see tõestus, üldse kõik on ju elektrooniline, see tõestus, et sa üldse käisid lähetuses, ongi vaja sul endal luua. Ja kõige parem ongi siis teha kulutus seal samas riigis, et osta see kütus Lätist, Poolast või ükskõik kuhu sa lähed, et see kütuse tšekk oleks sealt ostetud. See automaatselt tõendab, et sa füüsiliselt viibisid ka seal lähetuses, mitte ei näita paberi peal, et sa käisid lähetuses. Nii. Ja kütuse tšeki alusel siis lihtsalt kulud hüvitatakse. Kõik muud kulud ka, mis sa seal koha peal teed, mingi ostad paberit, pastakad, pliiatsid ja nii edasi, kõik läheb sinna lähetuskuludesse siis. Ta tegelikult ei lähe lähetuskuludesse, ta lähebki aruandva isikukulu aruandesse nagu tavaline kulu sisse. Nii, päevaraha teema. Miinimum, mida saab maksta, juhul kui ei ole seal lähetuskohas toitlustus tagatud, on 22-37 € päevas. Maksimum, mida võib maksta, on 50 € päevas. Esimesel 15 päeval edasi peab minema ikkagi 32 €. Juhul kui on tagatud toitlustus, siis sa võid miinimumist 70% maha võtta, et maksta ainult 30%. Oli vast sellest, ma arvan. Ja. Nii. Siin on tingimused, et siis välislähetus ongi siis see, et kui ta on töökoha asula piirist 50 kilomeetrit, ehk siis kui sul on ettevõte Valgamaale registreeritud, siis Valga piiri äärde sa ei saa nagu välislähetusse minna, sa võiks ikka natukene sissepoole sinna Lätti minna. Ja kellaajalised ka, et mis ajast nagu hakkab pihta, on siin kirjeldatud. Eesti-sisese puhul väga palju küsitakse. Päevaraha ei ole, toidukulusid ei saa maksta. Et kui sa ise ka ju tööl käid, siis tegelikult ju ettevõte ei maksa sulle toitu kinni, et see on erisoodustus. Et sellepärast ka Eesti-siseselt, et kui sa ühel päeval muidu töötad Tartus ja siis lähed Tallinnasse tööle, siis ikkagi muretsed ise oma söögi ja ettevõte selle eest ei maksa. Aga kõik muud, täpselt samamoodi nagu siin näide on parkimistasu poole pealt.
sõidu- ja majutuskulud. Kui on majutuse juurde kuulub hommikusöök lahutamatuks osaks teenusel, eraldi ei ole võimalik osta, siis läheb ka see hommikusöök sinna ikkagi kulutuste sisse, et seda ei saa eristada. Et see on ainukene erand, mida lubatakse toidu poole pealt. Nii, kuidas lähetustega on? Võib ka loomulikult minna perega, kuskile soojale maale ja nii edasi. Aga sa pead ikkagi ära põhjendama natukene põhjalikumalt, et mismoodi see töölähetus on. Et kui sa lähedki näiteks Uus-Meremaale või siis Hispaaniasse kuurortlinna, et kuidas see sinu välislähetus on. Et kuidas sa tööülesandeid seal keskkonnas teed. Et see on natukene lihtsalt tõendamiskohustus on ikkagi lasub sinul ja natukene pikem selgitus võiks ikkagi lähetuskulude aruandes olla, et kellega sa kohtusid, mis su päevaplaan oli ja nii edasi. Et kui sul on kliendid näiteks Soomes, Rootsis, siis on seal lähetuses käia, ei ole nagu üldse probleem, seepärast selle kohta nagu tõendusmaterjal ongi siis müügiarve. Aga teiste puhul ikkagi nagu näe vaevaga selle tõendamisega. Nii, töötajate tööriided ja muud väljamaksed. Hästi palju on küsitud tööriiete kohta ja ma näen seda väga palju, et kui inimene osutab mingit suvalist teenust, siis ta eeldab, koolitajana eeldab, et kõik kleidid, kõik viisakad kingad, ülikonnad lähevad tööriiete alla, ei lähe. Selle kohta on nii palju riigikohtu või üldse kohtulahendeid, et väga jäigalt on ära määratletud, mis on tööriided üldse. Ja need ikkagi peavad olema mingi nagu ettevõtte logoga, et kui sul sellel pintsakul on juba ettevõtte logo peal, siis on nagu suhteliselt tõenäoline, et ta on ikkagi nagu tööriietus. See on üks argument. Teisalt ta peab olema sul eristatud teistest sinu isiklikest riietest. Kapiski ei tohi koos olla. No, kes seda maksuametnik ei tule sul koju magamistuppa vaatama, kas sul see kleidikene on seal või kleidike on kodukontoris kuskil riputatud. Et siin on lihtsalt riskid suuremad ja arvestage, et kohtulahendeid on päris palju. Et ei ole mõtet nagu kõiki oma kleidikesi ja ülikondasid ettevõttes tööriietena kirja panna. Lihtsalt ei ole mõistlik. Kui nad on mingid väga spetsiifilised, üks ütles biojuht tibukollane pintsak on ju või ülikond, et see on nagu ära tõestatud, et ta muidu ei kanna seda sama ülikonda vabal ajal, vaid ainult tööl. Et sul ikkagi on see tõenduskohustus. Ja teine teema, tööriided, ongi ehitajatel on tavaliselt saapad ja püksid ja jakid ja mütsid ja sallid ja kindad kõik olemas ja see tundub täiesti loogiline, on ju. Et nende puhul ongi see tõendatud ära, et neil on nagu vaja neid. Ja teiselt poolt töö, tervishoid ja ohutust nõuab ka neid. Et me ju rääkisime väga pikalt töö tervishoiust ja tööohutusest ja töökeskkonnast. Ma loodan, et teil on kõik meeles. Ja siis sealt tulevad nõuded, mis seadus kohustab, mis riskianalüüs näeb ette. Kui riskianalüüs näeb ette, et sul peavad töökinded olema, siis see on ka tööriietuse osa. Et kui näiteks noorsootööst on see, et meil peavad olema ühised töökindad õues, sest et enamus aega ollakse õues, siis on mõeldav, et need töökindad võib ka panna ettevõtte kuludesse. Ja kõik muud abivahendid peavad ikkagi olema nagu olema ikkagi töötervishoiuarstiga poolt määratud. Prillide teema on hästi popp teema. Et kuidas kompenseerida prille ja nii edasi. Et siis ikkagi peab olema sul jälle tõestuskohustus, et see on ainult ettevõtlusega seotud tegevustest, sa kasutad prille, sul muidu on olemas teised prillid või siis sa kasutad läätsesid. Või siis ongi see, et tervishoiuarst on ära määranud sul need prillid. Et kuvariga tööks on hädavajalik, et sul oleks prillid ja see on arsti poolt määratud. Et need on okeid. Need on 2 kuluartiklit, mis tegelikult aetakse sassi. Üks on
ja üldse aetaksegi sassi, on need tervisekulud, kompenseerimine ja siis töötervishoid. Ja siis omakorda on tavaliselt nii-öelda koolitused. Et kui sul on ettevõte, mille teenuseks ongi treeneri teenus, on ju, et sa töötadki kuskil spordiklubis, pakud treeneri teenust, siis sa pead ära otsustama, kas sinu enda trennid on koolitus ja konsultatsioon parema teenuse pakkumiseks või siis ta on tervise ja spordikulude kompensatsioon. Või siis ta on tervishoiuarsti poolt määratud sulle, et sul ei oleks kutsehaigust, ei kujuneks välja. Et see on jälle vaja ära otsustada, et treeneri puhul ma kindlasti paneks ta täiendõppe alla, koolituste alla, mitte tervise ja spordikulude alla. Teistel ettevõtetel ma paneks ta ikkagi tervise ja spordikulude alla. See on nüüd 2018 aastast alates kehtima hakanud selline mõnus maksuvabastus eesmärgiga panustada eestlaste tervishoidu ja ennetada haigestumist ja nii edasi. Et see on nagu äge asi. Miks ta äge on see, et see laieneb ka juhatuse liikmetele ja koostööpartneritele. Et hakkasin mõtlema, et huvitav, kas mul on kohustus oma raamatupidamisklientidele ka pakkuda samamoodi seda tervisehüvitist, kui ma ise seda kasutan. Et see on põnev mõttekäik. Peaks küsima seda kuskilt foorumitest raamatupidajate käest. Nii. Siin ongi need, kes siis füüsiline isik, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui 6 kuud. Okei, tegelikult ei ole, sest raamatupidamisklient on juriidiline isik, ta ei ole füüsiline isik. Nii. See piirmäär on ette nähtud ühe töötaja kohta 400 eurot aastas, 100 eurot kvartalis. Seda sa ei saa kanda teistele, ja sa samas pead seda, nii ei saa olla, et juhatuse liige kompenseerib endale asju, aga töötajatele ta ütleb, ei, sorry, ei saa. Et sa pead seda pakkuma võimalust kõigile ja sul peab olema see tõendatud, et sa oled seda pakkunud, seda võimalust kõigile. Neil on õigus, aga sa ei pea neile kompenseerima seda, mida nemad soovivad, vaid sa juhatuse otsusega paned paika, mis on need kulud, mida sina nagu prioriteediks pead ja mis kulusid sa neile kompenseerid. Enamasti ongi siis spordiklubide nagu liikmemaksud, kuutasud ja nii edasi. Või siis sa ütledki, et ainult rahvaspordiürituste osavõtutasud on need, mida ma olen nõus kompenseerima. Et kui sa ise paned seda kulutuse sisse, siis sul on ka kohustus töötajatele see kulutus võimalikuks teha. Nad ei pea kasutama, nad ei pea minema rahvaspordiüritusele nüüd jooksuga sellepärast, et tööandja ütleb, et ta hüvitab. Ei, neil on võimalus. Kui neil on pakutud, siis neil on võimalus ja valik ka keelduda. Et see on nagu siuke võimaluse seadus, kui selline seaduse mõiste oleks olemas. Nii, ja siin on kirjeldatud 5 erinevat liiki. Et üks ongi siis rahvasport, siis on regulaarne kasutamine. Aura on täpselt samamoodi. Regulaarne spordi või liikumispaiga kasutamine, spordiklubi, aga samas sa ei saa, et ta peab olema mingi regulaarsus. Kord kvartalis on regulaarsus Maksuameti jaoks. Ütleme nii, et see on ajutine seadus, see kehtib 2023. aastani ainult, siis vaadatakse, kas sellel on mingi mõju rahva tervisele või mitte. Ehk siis sellepärast ka ei ole siin mingeid nagu kohtulahendeid asju juures, et arvatavasti ei tule ka, et ta on suhteliselt värske seadus ja ta on ajutine. Nii. Ja ka tööandjal, kui tal on mingid spordirajatised, tööruumides on jõusaal näiteks, siis täpselt samamoodi sinna tehtavad kulutused saab panna siia alla. Nii, ja ka taastusravile, massaažid, kõik asjad, aga neil peab olema kutse. Ta peab olema kutseregistrist leitav see inimene, kelle juures sa massaažis käid. Nii. See on äge, seda kasutage kindlasti. Kui ettevõtte ära asutate, siis lähete kohe spordiklubisse ja hakkate trennis käima. Mitte, et see ei peaks nii olema, aga ma soovitan tõesti, sellepärast,
et kui sa oled ettevõtja, siis iseenda tervise ja vaimse tervise eest peab hoolitsema. Ja see on nagu ideaalne võimalus, kuidas sa ettevõtte raha eest tegelikult saad selle eest hoolitseda. Et see maksuvabastus ei ole minu jaoks sihuke, et nihverdame, on ju, vaid pigem see on tõesti võimaluse seadus. Et loome võimaluse ja hoolitseme iseenda eest ja lähedki spordiklubisse või hakkad käima erinevatel üritustel, seepärast et terves kehas terve vaim ja terve vaimuga on edukas ettevõte. Et ma tõesti nagu soovitan. Nii, siin tulevad nüüd töötajatega seotud asjad, nendest ma vist olen rääkinud, vastuvõtukulud. Nii, varsti oleme lõpus. Vastuvõtukulud ongi jäänud, siis on see pikk plokk läbi. Nii, 1,5 tundi jõudes. Vastuvõtukulud. Tihti on minu käest küsitud ka, nii, ma käin ärilõunatel, on ju. Et kui mu ülesanne teenus ongi inimestega kohtumine ja näiteks võrkturunduses mingi toote müük või siis laienes tegeleb nende, no põhimõtteliselt kaasatakse inimesi erinevatesse võrkudesse ja nende nagu põhitöömeetod ongi siis ärilõunad. Ärilõunad saad panna kuludesse vastuvõtukuludena ja maksuvaba on ainult mingil määral. Ehk siis sa võid alati kõike panna, aga ta ei ole maksuvaba, siis ta läheb, teagi isegi, kas ta läheb erisoodustuse või tulumaksu alla. Nii. Aga vastuvõtukulud, kui me võtamegi selle ülespoole siin täiesti, on 32 eurot kuus, korrutad selle aastaga ja 2 eurot palgafondist veel lisaks. See on aasta peale ära jaotuv, et see ei ole nii, et sa iga kuu pead kasutama, see on aasta peale. Mina soovitangi aasta teisest poolest hakata seda vastuvõtukulu kasutama, siis sa ei pea topeltdeklaratsioone tegema, et kord maksma erisoodustust ja siis ei pea ja nii edasi. Et ja siin vastuvõtu all saab seda hüve kasutada ainult sinu partner, äripartner, mitte sina. Nii kui sina paned selle ärilõuna enda söögi ka sinna sisse, siis läheb kohe erisoodustuse alla. Ja see, kuidas nagu reaalselt tehakse seda, et välistada, ongi siis see, et võetakse iseenda toiduarve kõrvale ja kirjutatakse, et see on tõestusmaterjal, et ma maksin ise. Mina niimoodi isegi ei ole teinud. Ma lihtsalt ütlen, et väga palju ärilõunatel ka ei käi loomulikult. Et kirjutadki sellele arvele peale, kellega su koos sa käisid ärilõunal. Et kui seal on 2 kooki ja 2 kohvi, siis tuleb 2 inimesega korraga käisid, mitte 1 inimesega pluss sina. Et see on juba nagu sihuke oluline nüanss, et jälle loogiline mõtlemine aitab alati. Tihti ka tehaksegi jõulu eel igasuguseid asju. Siia lähevad ka kingitused, meened ettevõtetele. Et kui vastuvõtukulu alla lähevad ka kingitused koostööpartneritele. Kui sa teed töötajatele kingituse, siis on erisoodustus. Nii. Ja siin on näiteid ka, et kui reaalselt on nagu sihuke vastuvõtt korraldatud, et koostööpartneritega ühine teatrikülastus, siis ja sinu töötajad saavad ka selle teatrikülastuse. Siis tegelikult on see ära põhjendatud, kui see on nagu töö ajal ja töö osana, et teatripausil või pärast on neil koostööpartneritele töötajate poolt mingi nagu sihuke tööline töövorm ka juures. Nad vestlevad oma asjadest ja nii edasi, tegelevad müügitööga, aktiivmüük. Et siis on põhjendatud ka töötajate teatripiletid. Aga kui töötajad tulevad sinna vaba aega veetma ja neil ei ole kohustust täita oma tööülesandeid, ehk siis näiteks aktiivselt müüa, siis see läheb erisoodustuse alla või siis sa ei saa neid pileteid hüvitada. Nii. Täpselt samamoodi, kui sa teed oma ettevõtte töötajatele näiteks jõulupidu, siis mina soovitan hoopis teha jõulukoolituse.
et siis ta läheb täiendõppekoolituste alla, kui ta on jõulupidu, siis ta on kõik täies ulatuses ikkagi erisoodustus. Nii. Kingitused ongi ka see 10 euro teema ja siit saate natukene lugeda ka just selle annetuste ja selle kohta, et kellele võib kingitusi teha ja kellele mitte. Nii, ja mil määral, et see lihtsalt siuke nagu tuleviku muusika teile infoks. Enamasti ikkagi tehakse teenuse osutamise lepinguid, mitte kingitusi või annetusi. Et kui inimene küsib, MTÜ küsibki sponsorlust, siis ettevõte palub talle esitada arve konkreetse reklaamiteenuse peale näiteks. Et mis see sisuliselt on ka ju, et tavaliselt kuhugi ettevõtte bänner pannakse ülesse. Nii. Kulud selged. Miks ma selle peatüki puhul oli nii elevil, oligi see, et enamasti ettevõtte juhid küsivad neid asju. Ja kui ma tegin ka praktilise raamatupidajate koolituse, siis meil enamus võhma läkski selle peatüki peale. Sest kui sa oled need asjad enda jaoks läbi mõelnud, kodukontor ja kommunaalid, autoga seotud kulud, kuidas, mismoodi, siis see sul nagu peas jooksevad asjad paika ja sa tead kuidas mingeid juhtimisotsuseid paremini vastu võtta ja kuidas üldse raamatupidamisega lood on ettevõttes. Et mis on kuludokument ja mis ei ole ja mis kulud alla ta võiks minna. Et see ei ole päris nii, et raamatupidaja töö on nuputada alati välja, et mida kuhu läheb. Et ettevõtte juht on ikkagi vastutav ja tema oma allkirjaga tegelikult kinnitab, et see on ettevõtlusega seotud kulu. Minu jaoks on niimoodi. Ja kui ta on selle ära kinnitanud, siis mina võin küsida täiendavaid küsimusi, aga üldiselt siis ta peab ka vastutama selle maksukoormuse eest. Et kui ta ei suuda neid küsimustele vastata põhjendada, siis ta lähebki erisoodustuse või tulumaksuga või mingi muu maksuga. Ja ikkagi tehke neid juhatuse otsuseid juurde, sest tagantjärgi on keeruline neid asju teha, et kui sa iga aasta autot vahetad, siis on keeruline sul vanade autode passikoopiaid saada. Mis tuletab meelde, et ma pean enda oma kogu aeg tegema. See on see kingsepal, endal ei ole kingi, on ju. Ja enda majandusaasta aruande ma teen alati kõige viimasena, siis kui kõikide klientide omad on tehtud. Aga vähemalt on tehtud alati. Enda oma ka, mis on nagu maine küsimus ju. Nii, aga kohtume juba, ma ei teagi, kus võtame tulud ette ja tulude suurendamise võimalused äkki järgmisena. Siis on meil see kasumi aruande pool kaetud ja edasi lähme siis bilanssi poolega, on ju. Aga edu siis strateegiate ja kulustrateegiate välja nuputamisel ja kindlasti on see materjal, mis teil tuleb pärast, kui teil on oma ettevõtte ära asutatud, see terve raamatupidamise plokk, te võite siis rahulikult välja uuesti selle enda jaoks läbi töötada. Seepärast, et siis te saate sellest infost palju paremini aru. Praegu siin ettevõtluskoolituse muu selle äriplaani juurest ei pruugi aru saada, kui väärtuslik see info on, mis see tegelikult on. Et siis võtke see plokk palun ette ja kuulake rahulikult jälle läbi ja hakake siis oma ettevõtet nendel põhimõtetel juhtima palun. Aitäh! Aga tšaukas siis järgmises plokis näeme.